imelist esmaspäeva pärast lõunat, päikselist esmaspäeva. Päike sillerdab, taevas on sinine, kevad on pugemas südametesse, hingedesse ja ka meie õuele lõpuks. Tere tulemast vestlussaatesse Tunne Inspiraatorid, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igaühel on oma lugu rääkida ning kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende toimetamised just nende inimesteni jõuaksid. Ja see ongi Tunne Inspiraatorid vestlussarja eesmärk, teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline nimetab end ise teadliku elu teejuhiks, elukoodi ninjaks, muutuste käivitajaks ja meele avardajaks. 3. märts 2015 toimus tema elus kannapööre, mille käivitas internetiavarustest leitud artikkel. Vähem kui 10 minutiga sai temast täiesti uus inimene ja tema elu muutus totaalselt. Vaid paar kuud hiljem ei tundnud tema lähedased sõbrad teda enam ära. Nii suur oli muutus. Ja kuigi 2015 ja 2016 olid ise juba meeletult suurte muutuste aeg, ei osanud meie tänane külaline sel hetkel ettegi näha, et see on kõigest algus. Arvestades, mis ta elul tema jaoks veel varuks oli. Mis siis täpsemalt juhtus ja kuhu ta tänaseks jõudnud on, sellele ja paljudele teistelegi põnevatele küsimustele täna vastuseid otsimegi ja saamegi. Tere tulemast saatesse teadliku elu teejuht, elukoodi ninja ja meelte avardaja Armin Pajula. Tere! Mina olengi täna siis meie saate külaline. Kõigepealt, kui ma lähen üldse tänase teema juurde, mul oli mõte, kas ma teen seda tänast intervjuud, nii nagu ma tegin omal ühel kursel, kus olin ma ise ka külaline, kus siis olingi kahes rollis, mul oli 2 kaamerat ja vahetasin. Ja ma sain aru, et see ei lubanud mul olla tegelikult kohalolus ja tekitas mingisugust pinget, ma pidin õigel hetkel kaamerat vahetama, siis vaatama ühte kaamerat, et intervjueerija oli ühes kaameras ja siis intervjueeritav oli teises kaameras ja see ei lasknud mul olla nii palju kohal. Siis ma mõtlesin, ma täna seda siiski ei tee, et ma tulen lihtsalt jagan ja ma ei tee seda siis intervjueerija vormis ja siis selles vormis, vaid ma lihtsalt vaatan neid küsimusi ja vaatan seda, mis siis minu seest täna tulemas on. Kõigepealt traditsiooniline küsimus on ju, nii nagu ma oma külalistelt alati küsin, kuidas sa ennast tunned. Just enne laivi minekut, paar minutit enne tõmbas mingi mõnusa ärevuse sisse. Me nimetame seda erevuseks tegelikult, et ärevuse ja põnevuse või elevuse vahepealne asi on siis erevus. Et on selline, süda läheb nagu, süda hakkab käima, on ju, tekib selline väike värin sisse, aga see on selline põnevuse ja ärevuse vahepealne. Et siis on erevus. Et ma tunnen praegu ka veel sama asja natukene. Et see ei ole ära läinud ja ma ei hakka sinna sisse minema, aga sellel on väga sügavad juured sellest minu ärevuse teema, et ma võtsin osa kolmepäevasest sündmusest, mis esimest korda tehti online'is ja seal olin ma üheks nii-öelda katsejäneseks, kelle peal siis vaadati tema mineviku mingisugust teemasid ja see ärevus on just nagu äratõukamise hirm on mul hästi tugev. Nagu see ongi minu fundamentaalne hirm, uskumus kuskil, et mis on juhtinud kogu minu elu. Ja sellepärast vahet ei ole, kui palju asju ma olen teinud, mul on ikka see sama teema sees, nii kaua kui ma seda ära ei lahenda. Aga järjest rohkem jõuame sinna. Aga see ei olnud see, millest me täna siia rääkima tulime, on ju? Ja kes sa siin vaatad ka, julgelt küsimusi, et kui sul tulevad ka mingid küsimused üles, siis küsi, võib-olla sul endal ka mulle mingid küsimusi. Aga ma lähen nii nagu ikka meie vestlusega siit edasi, nii nagu kõikide külalistega, et vaatame siis sellesse kõigest sisse. Aga esimene küsimus, nii nagu ikka on, või siis juba teine küsimus on ju, et mis motiveeris saatesse tulema? Et kuna ma tegelikult ise seda saadet vean
on ju, ja päris esimeses saates jagasingi natukene, miks ma seda saadet valisin tegema hakata, aga kuna siin ka sissejuhatuseni ma rääkisin, et see teekond sai alguse 2015, aga ei osanud üldse ette näha, kuhu see toob. Viimased 2 aastat on olnud, nüüd siis juba natuke rohkem 2 aastat on olnud väga suured muutused ja ma tundsin vajadust, et ei olegi vajadus, lihtsalt tundsin seda soovi, et ei ole mitte vajadus, on ju, soov tulla, jagada, mis on minuga siis vahepeal toimunud, mis kõik on siis olnud ja kuhu ma olen tänaseks jõudnud, et see on nagu päris meeletud hüpped, et inimesed, kes mind teavad ka, siis näevad seda kõike. Sest et kuna see kõik sai aastast 2015 alguse, et siis ma loon selle tervikpildi ette siis, mis täna toimumas on ja miks on üldse nii suured muutused minu elus toimumas. Ja see kõik saigi tegelikult alguse 2015. Aga ma natukene läheks veel sellest punktist ka tagasi, et kes mind absoluutselt ei tea, kes kuuleb mind esimest korda, räägin natukene enda siis mingisugust minevikust, mis minu jaoks on olnud sellised olulisemad sündmused, mis on loonud selle, kes ma olen ja mis on toonud mind siia punkti, kus ma täna olen. Et me kasvasime vennaga üksikemaga. See lapsepõlv oli siuke päris karm, et ma ei hakka sinna minema, aga ei olnud just kõige õnnelikum lapsepõlv, et sain päris palju peksa ja see on loonud nii palju programme just turvalisuse koha pealt, et ei tundnud ennast tegelikult kunagi turvaliselt lapsepõlves. Ja kuni siis kui ma olin 20, mul oli selline areng oli ka natukene selline aeglasem kui muidu, ma läbisin alati endast nooremate siis sõpradega, olid seal 3-4 aastat minust nooremad enamasti, sest ma tundsin, et ma enda omadega ei sobitu. Et mu see areng oli natuke aeglasem, ütleme just sellise täiskasvanulikum areng on ju aeglasem, et sealt, kui ma olin 20, siis ma käisin läbi veel 17, 16, 17 aastastega. Ja ma olin ise samas vanuses oma käitumise poolest. Ja see oli see, kui minu jaoks siis ainuke kallis inimene sellel hetkel lahkus meie seast, ehk siis ema läks ära, jäimegi vennaga kahekesi. Et see pani päris mõnusa põntsu meie elule. Tuli hakata võtma vastutus oma elu eest. Ja kuigi ma siis ka ei võtnud seda vastutust, ma hakkasin otsima suhetest oma ema kogu aeg, sest ma olin nõjatunud hästi tugevalt emale. Ema, kuigi see oli karm nagu mingis mõttes, aga see oligi tema viis armastada, tema viis hoolitseda. See, kuidas ta tegi. Aga ta ikkagi hoidis meid elus ja tegi meie eest väga palju ära. Ja olingi pannud kogu vastutuse siis sinna. Ja isegi siis peale ema surma jäi see vastutus nagu venna najale, et ma olin ikkagist veel selline laps, on ju, noor, ei võtnud vastutust oma elu eest ja läksin edasi oma eluga. See oli siis 97, kui see juhtus. 2001 peale sõjaväge jõudis minu radarile võitluskunstid. Kuigi ma olin juba lapsepõlvest alates mulle meeldis vaadata filme, Bruce Lee oli minu üks lemmikutest ja üldse Van Dammet vaatasin palju ja kõik need vanakooli tegijad on ju. Et see tõmbas mind ja nüüd ma saan aru ka miks, et ongi see turvalisuse teema on mul lapsest peale olnud teemaks ja sellepärast on need võitluskunstid mind hästi tugevalt tõmmanud, et ma tunneksin nagu ennast turvaliselt. Ja 2001 alustasin oma teed, 2005 alustasin õpetamist, võitluskunstide õpetamist kuni siis 2020 aastani, et ma olen teinud Wing Chun'i, tegin kuni 2018, siis ma lõpetasin selle ära, kuna ma ei jaksanud üksi enam seda vedada. Ma ei hakka sinna sisse minema, aga nagu mind tuleb seal saada liiga pikaks siin. Et võtsin otsuse, et lõpetan selle ära, siis ma lihtsalt ei jaksanud sellega edasi toimetada. Ja teine, mis ma tegin, oli Brasiilia Jiu-Jitsu, mida ma tegin siis kokku 9 aastat, 2021 ka veel natukene, aga kogu see asi lõppes selle 2020 aasta hullusega, kui siis lockdown tuli, saalid pandi kinni ja siis sai minu see treeneri karjäär ka põhimõtteliselt läbi. Et see on siis see minu taust. Aga nüüd siis nende sündmuste juurde, mis siis on käivitanud, et esimene oli see sama ema surm, mis pani nagu elule natuke teistmoodi mõtlema, kuigi siis ma ei teinud veel mingit muutust. Ma läksin samamoodi edasi, ei võtnud vastutust oma elu eest ja terve elu on mul olnud see, et ma ei ole sobitunud raamidesse. Mul ei ole kunagi meeldinud käia tööl 8-5, et kõik töö, ma olin
ehituse peal olin 2005, mis 2015, 1995, 96, eks 2 aastat olin ehitusel ja siis ma lähin ehituspoodi tööle, seal ma sain juba graafika alusel ning lõpuks jõudsin bensiinijaama, kus ma 8 aastat töötasin, mis oli täiesti siis graafika alusel, et mul oli nii vastukarva see, et iga päev nagu 8-5, vaid ma tahan, et oleks see. Ja kui siis treeneriks hakkasin ja ka professionaalselt täiesti, et ma midagi muud ei teinud, siis põhimõtteliselt oligi mul nagu vabadus. Ma vastutasin ise enda eest, aga seal olid igasugused muud puudujäägid sellega. Aga ma olen kogu aeg ujunud, võib öelda nagu vastuvoolu selle ühiskonna normide suhtes, et töö on nagu jama, me müüme oma aega maha ja nii edasi, et see ei ole viis, kuidas elada, et mina olen tahtnud kogu aeg läbi mängu, läbi nautimise, läbi selle oma elu elada. Et see on see minu kiiks olnud juba noorest peale. Võtta vahepeal juua ka. Siin ma ei saa nüüd puhata, ma pean kogu aeg küsima ja vastama, et siis mul ei ole võimalik tegelikult siin pausi teha. Et saaks juua, siis ma pean lihtsalt vahepeal jooma. Ja 2015, siis mis siis juhtus 2015, 3. märts, kus minu elu muutus totaalselt. Enne seda ma olin läinud lahku oma laste emast, et mul on 2 hästi toredat last, praegu on siis 16 ja 13, poiss ja tüdruk. Meie läbisaamine on üliäge ja see kõik on selle tulemus, mis on siis toimunud minu elus ja valikud ja vastutus ja kõik see, et üliäge suhe ja lastega läbisaamine on nagu super, et seal on kindlasti veel mingeid asju, kuhu minna, alati saab paremaks, aga see avatus, mis kõik on, see on kõik selle teekonna tulemus, kuhu ma olen tänaseks jõudnud endaga töötades. Aga läksin siis 2014 või isegi 2013 läksin laste emast lahku, siis ma leidsin uue armastuse, endast noorem tunduvalt ja ma olin nagu teismeline selline, kes nägi, et nüüd ma olengi leidnud selle õige, sest meil nii paljud asjad kattusid, ma sain olla mina ise, ma tundsin, et ma saan olla mina ise. Ja see oligi see, mulle meeldis olla siuke lapsemeelne, vahest isegi natuke lapsik, hästi vaba, mänguline, tehe lollusi ja kõik, et olla nagu täiesti siuke vaba hing. Ja selle inimesega koos ma sain seda teha ja 2015 aasta alguses meil sai täpselt aasta täis ja aastapäeval lõppes see kõik ära. Ehk siis mul tegin aastapäeva sellise sündmuse, korraldasin laheda päeva, et tähistada nagu toot, me ei sai aasta täis, on ju. Ja siis öeldakse mulle, et äge aasta on olnud, aga see kõik saab siin läbi. Ja ma ei saadki ühtegi vastu, ma tõmban praegu mõnusalt kehvasti mingi pinget sisse. Kuigi sest rääkides enam ei ole mingid emotsioone ei tule, sest see oli kõige suurem kingitus üldse. Lihtsalt see oli kõige suurem kingitus minu elus ja ma kohe jõuan ka sinna. Aga sellel hetkel, kui see pauk tuli, minu maailm purunes, kõik kukkus kokku, sest ma ei saanud ühtegi vastust, miks see nii läks, mis läks nagu valesti. Ja siis ikka, nii nagu ikka on ju, me hakkame otsima viga endas, et mis ma tegin valesti, mis oli, siis kõik oli nii täiuslik. Ma ei saanud isegi seda oodata, nagu kuskilt mingi laks tuleb. Et see tuli nii ootamatult nagu välk selgest taevast. Ja ma hakkasin otsima vastuseid. Ja kuna me olime tegelikult trennikaaslased, siis ma nägin teda iga päev peaaegu trennis, teiste siis noormeestega müramas, mis tegi veel rohkem haiget. Ja me suhtlesime neti teel edasi veel, ma hakkasin kirjutama päevikut ja jagasin talle siis neid sõnumeid või neid päeviku nagu kokkuvõtteid. Ja sealt ta ütles, et ego räägib minu loos, minu tegemistes. Ja mul oli nagu, mis mõttes, et ma ei ole egoistlik, et ma ju hoolitsen teiste eest, et ma ei tee kellelegi haiget, ma ei tee valikuid, mis kedagi kahjustavad, et ma ei ole nagu egoistlik. Aga ma ei tea, kuidas, igatahes otsingu tulemusel 3. märts just, ma kellaaega ei mäleta, aga kuupäev on mul meeles. 3. märts 2015 ma sattusin artiklile elamine ego hääles versus südame hääles. Ja selle artikli lugemise hetkel, näed, tulevad vabanemised jälle, kui sa ei tea, mis vahepeal toimub siin, et mul on siis lahedad protsessid, kus ma vabastangi kõike mingi vana jama, ja siis ma vahepeal kroksun siin. Et see võib, kes pole kunagi kogenud, siis võib tunduda nagu veider, aga see on kõik normaalne. Aga jah, selle artikli lugemise hetkel minu elu jooksis justkui silme eest mööda.
sest ego hääles elamine tähendab võrdlemist, võistlemist, nagu kuidas seda võtta, kõik negatiivsed emotsioonid, tänaseks ma olen jõudnud sellest punkti, kus ma tean, meil on emotsionaalne skaala, vaata ma siit vist ei saa isegi jagada, äkki ma saan seda isegi jagada siit natuke teistmoodi. Teen ühe näed siis, et mul on käimas kursus praegu ka, sellepärast on hea näidatakse kõik alumise poole emotsioonid, sa võid vaadata ka seda, siin on all on siis, niipidi ju näidates siis on ju, siin on veidar niimoodi, häbi, süütunne, apaatia, kurbus, hirm, iha, viha, uhkus, kõik on ego emotsioonid ja tunded. Et see kõik, mis on sellest hallist piirist allpool, on siis ego hääles elamine. Ehk siis kõik meie negatiivsed, see jooksis mulle nagu, täna ma näen seda veel suuremalt ja sügavamalt, aga sel hetkel ma sain aru, et absoluutselt kõikide minu kannatuste taga on olnud minu ego. Ja see ülemine pool on siis südames elamine. Eks ego hääles versus südame hääles. Ja sellel hetkel minu elu jooksis ilmest mööda ja minu sees tuli nii suur tahe ja soov ja otsus, et ma teen mida iganes, et hakata elama südame hääles. Ma panen siit siis pildi tagasi. Eelmisele, sellele, just. Ehk siis see otsus muutis kõik ja sel hetkel käis minu sees lihtsalt plõks. Ja ma sukeldasin niimoodi pea ees lihtsalt enesearengusse, ma lülitasin kõik muu elu absoluutselt välja. Ma ei käinud enam sõpradega kuskil eriti, ma kogu aeg ainult kuulasin siis enesearengut. Minu mentoriks sellel ajal oli Leo Kuura, on actualized.org, siis YouTube'i kanali omanik, et tema tarkus on nagu meeletu ja kuidas ma tema selle siis tegemisteni jõudsin oli see, et how to deal with breakup ja selles videos oli hästi võimas sõnum lihtsalt. Ütlen inglise keeles kõigepealt never go back to your ex ja ta ütles seda nagu mitu korda, never go back to your ex, never go back to your ex, ehk siis ära mitte kunagi mine tagasi oma eksi juurde, ära mitte kunagi mine tagasi oma eksi juurde, sest sa võtad võimaluse kasvada. Ja see oligi see, kus mul tuli see vabanemine, ma nägin seda kui võimalust nüüd ennast uuel tasemel viia, kuigi mul oli kuklas ikka soov, et äkki ma saan ta tagasi kunagi, kui ma muutun ja nii edasi. Aga mida rohkem ma edasi läksin, seda rohkem ma sain aru, kui suur kingitus see tegelikult oli, sest see emotsionaalne valu, mis mul sel hetkel oli just see, et mul oli vaja nüüd mingisugust sellist väikest klõksu, et ärgata üles põhimõtteliselt. Et see üks päev muutis kõik. Ja oligi, lihtsalt elasin kõrvaklapid peas, käisin neid trenni andmas kodus, tegin oma mingisuguseid muid asju ka, tegelesin mingite projektidega, aga sotsiaalne elu põhimõtteliselt kadus ära. Et vahest harva käisin ja oligi näiteks 2 kuud hiljem käisin siis sõpradega väljas, mingi üritus oli ja nagu sõbrad ütlesid, et mis sinuga toimunud on, et sa ei ole üldse see inimene, kes olid. Et mingi väga suur muutus olnud. 2 kuud hiljem ainult oli see. Ja sealt alates hakkaski minu enesearengu teekond ja sukeldumine. 2016 ma hakkasin inglise keeles ka blogi pidama, siis mingi aeg ma jõudsin YouTube'i videoteni ja lihtsalt hästi põgusalt kiiresti liikuda siis, mis ma siis teinud olen ja siis ma jõuan natuke sealt edasi ka. Et miks ma hakkasin inglise keeles üldse tegema, kuna ma tegelesin projektidega, mis olid inglise keeles, mul oli hästi palju juba jälgijaid tekkinud nagu projektidega seoses just inglise keeles, siis ma mõtlesin, et ma hakkan ka sisu looma inglise keeles. Sest eestlased nagunii saavad inglise keelest aru. Et eestlased saavad aru, kes mul siis ringkonnas on, kes tahavad jälgida seda, mida ma teen. Ja saan ka maailma nii-öelda vallutama minna. Ja hakkasin inglise keeles tegema. Ja siis 2021 sain Maiko Johanson, kes on Kasvame koos liikumise eestvedaja, et temaga siin hakkasime vestlema. Ja mul jõudis nagu kohale see, et Eestis on nii palju inimesi, kes ei oska inglise keelt ja siis ma hakkasin uuesti eesti keeles sisu tootma või looma. Eks 2021 oli see, kus ma hakkasin eesti keeles, sellepärast võib-olla paljud ei teagi minust. Aga alates 2016 ma hakkasin muidu nagu üldse siis jagama oma tegemisi.
et see teekond nüüd 3. märtsil see aasta saigi 10 aastat täis sellest ärkamise momendist, kui see pauk nagu ära käis. Aga see ei olnud kõik. Nagu ma ütlesin, et see on kõik enne algus olnud. Ehk siis järgmised sellised suuremad muutused, käivitused on olnud siis vastavalt, mõnus kõhusse tõmbab pinge sisse. Hingamine on absoluutselt kõige alus. Hingamine, just teatud viisil hingamine. Et see on 5-kihiline hingamine, on siuke täitsa asi, mida ma nüüd hakanud praktiseerima ja kursusel ka ma olen jaganud ja inimesed ütlevad, et see on üks nagu selle kursuse üks selliseid kingitusi, et see on nii palju juba muutnud nende elu. Just sellisel viisil hingamine. Aga tulles siis minu teekonna juurde, 2019 ma olin siis kohas, kus ma olin välja töötanud enda jaoks. Mul on läbi elu olnud probleem oma eesmärgid täide viia või mingisugune asi lõpuni viia. Et kui palju on sul näiteks olnud neid olukordi, kui sa tahad midagi teha, sa võtad näiteks ka trenni tegema või mingi asja võtad plaani ja see jääb katki. Lihtsalt paar nädalat teed ja siis kukub ära, paar nädalat teed, kukub ära. Et mul oli samamoodi, mul oli nii palju, siis järjepidevus oli minu jaoks üks selline komistuskivisid. Täna ma näen järjepidevust hoopis teistmoodi. Et kui inimene ütleb, et ma ei ole järjepidev, sest see on kõige suurem vale üldse, sest et me kõik oleme järjepidevad, see on meie loomulik olek, sest et järjepidevus ei ole midagi muud kui harjumus midagi teha. Kes on järjepidev vingumises, kes on suitsetamises, kes on allaandmises, kes on poolel jätmises, see kõik on järjepidevus. Me kõik oleme järjepidevad, lihtsalt küsimus on see, milles me järjepidevad oleme. Aga minul oli siis see, et ma tahtsin nagu mingi tulemusi saada ja ma ei olnud järjepidev. Ja siis ma hakkasin tegema erinevaid väljakutseid, ma hakkasin looma iseendale nagu väljakutseid, et näed 30 päevas seda või 50 päevas seda ja tegin siis tabeli, et kunagi inimesed, kes siis mind pikemalt jälginud on, ma jagasin päris palju seda tabelit ja vaataski nagu täitsa lollakas, et mul oli seal mingisugune 15 või 20 asja, mida ma jälgisin pidevalt ja see viis mind 2019. aastaks sellisesse punkti, kus ma tundsin, et ma võin nagu ükskõik mis harjumuse või ükskõik mis tegevuse endale sisse integreerida oma päevakavasse, aga ma ei teadnud üldse, mis ma elult tahan. Mul oli puudus siht. Mul oli tööriist, millega jõuda ükskõik kuhu, aga mul puudus siht. Ja üks asi veel, mis ma tooks korra siia, et 2016 sai alguse ka veel üks minu jaoks väga oluline, mida ma täna näen, on võib-olla kõige võimsam siis valik, kõige suurem otsus või ma ütlen tööriist, mis on minu elu muutnud ja loonud minust selle, kes ma täna olen. Et kuidas mu aju töötab täna. Nagu superkompuuter ja võimalik talletada, saan asjadest aru nagu lennult, võtan infot, see jääb meelde, olen võimelised jagama edasi, et see aju töötab nagu, ongi nagu supervõimsal. On see, et 2016 5. septembril siis ma tegin lihtsalt sellise väljakutse, et 100 päeva mediteerime järjest iga päev. Kuna ma olin aru saanud, kui oluline roll on meditatsioonil minu heaolule, minu stressitasemele, üldse elu nägemisele, siis mul oli see, et kuidas ma saan selle integreerida oma ellu. Ja kutsusin sõbrad ka, davai, teeme 100 päeva meditatsiooni väljakutset ja siis vaat, mis saab, et iga päev tuleb mediteerida. Nii kui jääb katki üks päev, pead hakkama nullist pihta. Ehk siis 100 päeva ma järjest saada, nii kui oled 50 päeva teinud, kui ühe päeva jätad vahele, alustad otsast uuesti nullist. Ja see, kui see number läheb nagu suureks, siis sa ei raatsi enam pooleli jätta. Sest see number, no ma ei taha enam pooleli jätta. Ja minu jaoks oligi see, et kui ma jõudsin 100-ni, ma mõtlesin, okei, võtame 300 päeva. Siis oli 500 päeva. Siis oli 1000. Ja tänaseks on, teagi, telefoni ei ole mul siin lähedal, kas midagi 3200 päeva, midagi siukest on tänaseks tulnud. Ja see sama asi saigi aluseks minu kõikidel teistel väljakutsetel, et panna nagu mingi number ette, näed, 50 päeva järjest teen seda või 100 päeva järjest teen seda ja kui läheb katki, ma alustan nullist. Ja see oligi 2019, ma olin sellises kohas, et ma võin nagu ükskõik mida integreerida oma ellu. Ja 2019 lõpus ma leidsin siis sellise asja nagu Lifebook, on Mindvalley üks programm, mis annab siis selge sihi sellest, mida sa elult tahad. Et mul oli tööriist ja siis oli see, et see on üks vähestest kursust, kus ma olin 2 esimese minutiga müüdud.
et see neil oli meistriklass Vishen Lekiani ja siis selle John Butcheri ja Missy Butcheri vahel ja siis need Lifebooki loojad. Ja esimese 2 minutiga, muidu see oli vist 1,5 tundi pikk, aga ma olin esimese 2 minutiga müüdud, ma tahan seda, sest see on täpselt see, mida mul on vaja. Ja siis tegin selle programmi läbi ja mõtlesin, noh, nii hakkame nüüd oma elu looma, et nüüd mul on täpselt teada, mida ma soovin ja lähme. Ja siis tuli see lockdown. Märts 2020 oli vist, on ju. Ja kõik kukkus koinal kokku, sest et sissetulek kadus, ma olin treenerina tööl ja see oli see hetk, kus hakkas minu siis järgmine etapp, võiks öelda elus, et 2015 oli see esimene pauk ja 2020 oli teine pauk. Mul kadus ära igasugune sissetulek, ma ei teadnud kunagi, kus kohast tuleb järgmine raha ja samas ma nägin, et nüüd on võimalus kõik oma unistused ja projektid täide viia, sest mul on kõik see aeg, mis on. Ma põletasin ennast kõigepealt täiega läbi. 2020 suveks, juulikuuks olin ma täiega läbi põlend, üle töötanud ja täiega stressis ja siis sealt aitas mind välja selline raamat nagu Essentialism. Artisti ma isegi pealt ei mäleta. Las see artist jääb. Autor tähendab, mitte artist. Autor, las see jääb. Aga see oli see, et kus tuli välja, et õpi ütlema ei headele asjadele, et sa saaksid öelda jah suurepärastele asjadele. Ehk siis valikute tegemine elus. Et õppida ütlema ei nendele mingisugust tegevustele. Ja kuna ma olin nagu nii palju asju korraga ette võtnud, ma võtsin uuesti oma Lifebooki ette ja Lifebookis oli selline lause mul pandud, et kui see on see, mis päriselt sind õnnelikuks teeb, siis mis sa peaksid tegema üldse midagi muud. See oli Johni enda siis lause Lifebooki lõpus. Ja kui ma seda lugesin, mul käis jälle üks plõk sees ja ma panin endale veel suuremalt sinna. Kõik, mis ei ole seotud minu selle visiooniga, mis siin kirjas on, läheb minu päevakavast välja. Ja oligi kõik tegevused, mis ei olnud otseselt seotud selle visiooniga, kadusid ära. Ja see oli elumuutev otsus jälle, mul jäi nii palju aega tegeleda iseendaga ja nendega, mis päriselt oluline on. Aga läbivaks siis väljakutseks terve selle aja jooksul alates 2020 on usalduse kasvatamine, leidmine elu ja universumi suhtes, sest et ma ei tahtnud minna palgatööle, ma teadsin, et ma olen võimeline lööma läbi nende teadmistega ja pakkudes siis inimestele neid teadmisi, kogemusi, mis ma olen siis omandanud, et läbi selle ma saan töötada ennast üles. Ja sealt hakkas see järgmine siis etapp pihta. Ja siis ma jõuan nüüd siia päris lõppu välja. 2020, minust oli 20, ma ei mäleta isegi, 2023 äkki? 2022 suvi minu eest oli see, kui ma sain Sigritiga kokku, esimest korda jõudsin tema siis edu vältimatu väljakutsele ja samamoodi peale seda, kui ta reklaamis oma seda mentorlust, see oli ka asi, mul on seda kindlasti vaja, sest mul olid nüüd teadmised, tahan nüüd seda kuidagi jagama hakata, jälle üks kursus või programm, mida ma kindlasti võtan ja läksin ja sukeldusin sisse ja see on andnud väga tugeva tõuke ja mõjutanud, mis edasi on hakanud saama. Sest et Sigriti õpetused, just kuidas nagu oma koolituste ja oma teadmistega nähtaval tulla, kuidas neid koostada, kuidas neid väljakutseid teha ja nii edasi, see oli nagu hästi, hästi võimas. Aga sõltumata sellest, mida ma nagu tegin, sõltumata sellest kõigest välisest, et mul olid kõik teadmised, kuidas luua raha, strateegiad olemas, manifesteerimise tehnikad olemas, mul olid need Sigritiga siis meetodid, kõik oli nagu teada. Ühel hetkel Sigrit ütles ka, ma olen sulle andnud kõik edasi, mida ma põhimõtteliselt tean. Mina siin nagu rohkem aidata ei saa, et ma ei tea, mis teema siin on, miks sinu asjad nagu ei lähe käima. Et kõik selline pealtnäha oli mul kõik olemas, mul on teadmised, kogemused, inimeste, kellega ma olen rääkinud, nagu sellel perioodil rääkisin ka, ütlesid, et kuidas on see võimalik, et su asjad ei lähe nagu käima, kuidas on võimalik, sa ikka veel nagu oled nii põhjas kui põhjas oma raha asjadega. Et sul on kõik asjad olemas, tööriistad, nägemus, strateegiad, kõik on olemas. Ja siis see ei oldki sellest teadmistest, mida ma tean ja mida ma oskan, vaid see oli palju sügavamal kõik. Ja see oli ka 2023 viis mu tee kokku Kaidi Karilaidiga. Ma liitsin tema väljakutsega, aastane väljakutse Mees ja naine minu sees, kuningliku perekonna ärkamine. Ja see oli see, kus me hakkasime nagu lahustama seda kõike identiteeti põhiselt, kelleks ma olin ennast loonud, et see
järjepidev, distsiplineeritud, ehk siis see kõik nagu grindimine, see meesenergias, ma olin nii tugevas meesenergias ja see ei olnud mind kuskile viinud. Et märtsis, aprillis 2023 ma olin sellises kohas, kus ma ei teadnud üldse enam, kes ma olen. Ma olin täielikult kadunud, kõik oli nagu pilbasteks võetud enam-vähem, et see, kes ma olin, oli osadeks lahti võetud. 1,5 kuud kestis see periood, kuni ma sain aru, et see kaos on kõige parem koht, kus olla. Ja mu enda jaoks, mulle meeldib alati tuua mingid näited, mis aitab mul mõista midagi ja aitab mul ka seda edasi jagada. Siis see, milleni ma jõudsin, on see, et kui sa ehitad Lego klotsidest maja ja sa tahad sellest ehitada nüüd näiteks midagi totaalselt uut, näiteks lennukit, siis sa ei saa võtta lihtsalt majalt klotsi ära ja panna tagasi. Maja jääb majaks, maja muutub lihtsalt teistsuguseks majaks. Et kui sa tahad majast lennuki ehitada, sa pead võtma kogu selle Lego hunniku täiesti algosadeks. Ja see oli see, mida ma ise mõistsin, et see koht, kus ma sellel hetkel olin, kus ma olin täiesti kaotanud ennast, ma ei teadnud, kes ma olen, mis ma nagu teen, kuhu ma edasi liigun, mida ma üldse õpetan, sest ma nägin, et järjepidevus ja distsipliin ei ole üldse enam need asjad, mida teha, sest et ma näen, et maailm ei liigu enam see ei ole see viis, kuidas luua suuri muutusid elus üldse maailmas, et siin on teine asi hoopis mängus. Ja siis ma olingi täiesti seal nagu nägin, et nüüd on võimalus hakata ennast nagu päris nullist üles ehitama. Ja siis hakkas see vaikselt see protsess pihta, kuni siis 2024 nüüd, ehk siis sealt läks aasta edasi, hakkasin juba sealt välja tulema, aga ikka asjad ei läinud muutusesse veel. Kuni siis hakkasin jälgima, minust 2024 päris aasta algus hakkasin jälgima sellist tegelast nagu Eva Lepik. Ja tema siis ka on hästi võimekas, väekas naisterahvas ja ma võtsin suvel ühe tema kursus, muidu tal kursused on niisugune, no ikka päris suure summaga ja minul oli see, et minu eelarvest nagu täiesti väljas. Aga tal oli suve alguses kvantlooja, 44 euri oli, 3-päevane. Mis mul oli, 44 euri või? Mis mõttes? Davai, läheme sisse, teeme ära. Ja siis läbisin selle kursuse, juba selle kursuse järel, siis juba nagu avanesid, sest see teadmine, et kõik on nagu üks ja me oleme tegelikult loojad, me oleme kõik kogu selle reaalse tegelikult nagu väljaspoolt tulnud siia, on ju, kehastunud nendest inimesteks, see kõik on mul siin mõistuses olnud, aga see ei ole nagu kunagi maandunud, siis ka veel ei maandunud. Ja ei saanud aru, kuidas me tegelikult seda reaalsust loome, kuidas me loome kõik absoluutselt kogu oma kogemuse. Aga mingid muutused läksid käima, et ma olen läbi elu kogu aeg, peale seda, kui 2015 siis see ärkamine käis, oli see, et emotsioone ma kehas ei tundnud, kui inimesed teevad, ütleme, mingid rännakuid asju, et näed, tunne emotsiooni, kus sa ta tunned? Mul on see, ma ei tunne kuskil. Mul ei ole mitte ühtede tunnet kuskil kehas. Kaidi Karilaja ajal juba ma hakkasin tundma rindkeres mingit pitsitust, mis oli juba märk sellest, et ma hakkan midagi tundma, nii äge! Aga peale Eva Lepikut, siis tema kursust ma käisin ka sellised asjad nagu sidekoe massaaž, mer siis selline massaaž, kus emotsioonide vabastamine on. Ja seal laua peal ma hakkasin niimoodi värisema ja vappuma. Ning see jäänudki järgi, see oli eelmise aasta juulis, meil on nüüd mai, ehk siis 10 kuud tagasi. Ja mul pole see järgi jäänud, ma siiamaani igapäevaselt vapun ja kroksun, kui ma avastan mingisugused vanu mustreid, tekib mingi märkamine, näed, see hoiab veel mind kinni, see on vabastamata, avastan midagi endas, siis keha juba kohe vabastab ja protsessib. Ja sealt alates on see teekond olnud nagu nii äge ja ulmeline lihtsalt, et on tulnud jälle uued õpetajad, välismaa õpetajad on David Bayer on üks, keda ma olen hästi tugevalt jälginud ja Joe Dispenza õpetusi hakkasin jälgima ja siis ma hakkasin Joe Dispenza õpetuste järgi ka meditatsiooni maale looma, mis lõid veel suuri muutusid. Eks see on igapäevane protsessimine. Ja see tõi mind aasta alguses nüüd minu viimase mentori juurde, kelleks on siis Brian D. Ridgway. Ja sealt alates on nagu veel ulmelisemaks need asjad läinud ja siis mul nüüd tuligi aasta algus mingi aeg mõte, et ma tulen, jagan kogu seda protsessi siin, sest et see on lihtsalt nii äge. Ja nüüd ma olengi kohas, kus ma saan veel siin aru, veel ei ole nagu päris kehasse maandunud, kuidas me loome päriselt reaalse, et kõik, mida me kogeme, absoluutselt kõik, 100% kõik, mida me kogeme, on meie enda loodud.
vastavalt sellele, mida me arvame ja teame olevat tõde, millest enamus on peidus meie enda poolt, et me saaksime kogeda seda reaalsust. See on see, et me oleme tulnud sellest algallikast, kus kõik saab alguse, kus see reaalsus siis ütleme ilmub siia nagu tahkel kujul, kuigi see ei ole tahke. See võib siin võib-olla osadel üle pea minna, aga see ei ole tegelikult tahke. Ja me, et seda kogeda, seda nii-öelda illusiooni või kujutlust, me peame ära unustama, kes me tegelikult oleme, looma selle eraldatuse, aga, ja selle loomegi läbi selle, et meil on uskumused, kuidas see reaalsus toimib, milline see reaalsus on, näed, see on maakera on ümmargune, päike on seal, nii edasi, et muidugi tulevad ka osad asjad, meil on ju siin ühiskonnast, väga paljud programmid ja uskumused tulevad meil ühiskonnast, aga meil on ka fundamentaalsed uskumused, mis võimaldaksid sellel reaalsusel üldse eksisteerida. Ja see ongi meie enda eest peidus, et me saaksime kogeda seda reaalsust. Ja see teadmine lihtsalt, et sina ise oledki loonud kõik, mis on, ka kõik oma takistused, et nii paljud inimesed, noh, ma usun, et kui sa siin kuulad, vaatad, et resoneerud kindlasti sellega, et kui ma midagi ägedat, midagi su elus juhtub, mina lõin selle. Aga siis, kui tulevad mingid takistused ette, siis universum paneb mind proovile, elu paneb mind proovile. Kui sina lood kõik, mis on, siis kuidas saab üldse keegi väljaspoolt sind luua sulle takistused? Ehk siis kõik takistused ja probleemid, mis me elus endale nagu, mida me kogeme, on ka meie enda loodud. Aga täna ma ei saa sinna minna, sest et meil ei ole selleks kõigeks aega. Aga see on see koht, kuhu ma olen siis nüüd tänaseks jõudnud. See on päris värske info ja see vabanemine, mis siin järjest toimub, et meil on praegu kursus käimas, kus inimesed ka seda sama siis läbi käivad kõik ja see on nagu nii äge lihtsalt. Ja see on täielik vastutuse võtmine oma elu eest. Sa tead, et sa ei saa mitte ühegi aga taha enam minna ja kedagi süüdistada. Sest et kõik inimesed, kes on sinu ümber, kes sulle midagi teevad seda sellepärast, et sina oled seda ise loonud endale, et kogeda midagi, mis näitaks sulle, mis on sinu uskumused sinu sees, et sa saaks seda muuta, kui sa soovid. No, sa ei pea soovima. Et see on see punkt, kui ma tänaseks olen jõudnud. Päris pikk juttu tuli. Vaatan, mis küsimused siin üldse veel on. Meil hakkab varsti läbi saama. Ehk siis suurim muutus, mis on kaasa toonud? No ongi see, et ei ole see, et kogu aeg on üleval. See on nagu mõnus rollercoaster on kogu aeg. Sest et see reaalsus ei ole ikka veel päris see on ju, kuhu võiks minna, mida soovid, sest et neid uskumusi ja lapsepõlve programme on nii palju sees. Näed, midagi jälle tuleb. Aga neid, see muutus on nagu toimunud ja just see hetk, kui sa võtad aja lihtsalt ja saad aru, et sina oledki kõik loonud. Kas kui ma võtan lihtsalt vaata, mis siin korteriski on. Ja tunda nagu puudust selle eest, et mul on mingi puudus millestki, ma vaatan ümber, mis on loodud, mida ma olen ise näiteks kas või 10 aasta jooksul või 20 aasta jooksul ostnud. See kõik on minu loodud. Ja need, mis ei olegi minu ostetud, nad on minu reaalses, järelikult nad on minu loodud, nagu mitte minu selle isikuga, kõik, see, mida ma kogen, ongi minu loodud. Ja see on jõhker küllus tegelikult. Et see on see koht, kus nagu täna olen, mitte igapäevaselt küll, aga see on selles suhtes hästi äge. Ja suurim väljakutse, mis on olnud sellel teekonnal, täna suurim väljakutse on, ma näen see, et mitte tunnistada või sellest vanadest, sa näed nagu mingid programme, mis enam ei teeni, aga nende jäädav kustutamine või lahti laskmine on täna suurim takistus. Ja eelnevalt on suurim takistus olnud iseendaks saamine. Et päriselt julgeda olla see, kes oled, et sa näed, et elu on võimalik elada teistmoodi, aga kas ma julgen päriselt valida seda? Et mul on hästi tugev olnud sõltuvus sellest, mida teised arvavad, tunnustuse vajadus, tõestamise vajadus, see kõik läheb väärtuse taha jääb, on ju. Et see ja äratõukamisihirm on, nüüd ma olen avastanud, see äratõukamisihirm on tegelikult seal sügaval, sest lapsepõlves oli see teema. Kuna ma olin soovimatu laps, ka sohilaps võib öelda, või siis selline mitte kõige meeldivamal viisil viljastatud laps ja soovimatu laps ja sealt edasi kõik, et minu ellu jäämine
sellel hetkel, kui mind juba viljastati, oli kodeeritud minu siis olemusse, et pole turvaline elada. Ja see on üks nendest baasuskumustest, mis meil tulevad kaasa juba sellest hetkest, kui me oleme ema kõhus. Meil on kokku 5 baasuskumust, ma täna siin ei hakka minema, aga mis loovad absoluutselt kõik meie elu siis mingisugused takistused. Ja miks me paneme ise endale takistusi ette? Sest kui mina ise loon oma reaalsusega absoluutselt kõik, siis miks mul ei ole juba seda, mida ma soovin? Sellepärast, et ma usun, et see ei ole turvaline minu jaoks. Ma ei tohi saada, mida ma tahan, sest see pole turvaline, sest lapsepõlves olid sellised kogemused. Aga kõige suurem väljakutse oli siis see, et mida teised arvavad ja julgus olla sina ise ja elada oma väärtuste järgi. Et ma näen, et see on olnud kõige suurem väljakutse. Sa tead, kuidas sa tahad olla, kes sa tahad olla, aga sa ei julge seda igal hetkel valida. Sest sa ei tea, kuidas inimesed reageerivad, sa ei tea, kuidas maailm reageerib, sa ei tea, kuidas see sinu raha mõjutab, mind on hästi tugevalt mõjutanud raha teema. Et kui minu käitumine on kuidagi seotud rahavooga, siis ma olen piiranud ennast. Et see on olnud suurim väljakutse. Ja täna ongi suurim väljakutse see, et kuidas lõplikult lahustada need mustrid, aga nüüd tehes seda tööd, kus ma nüüd olen siis liitunud nende selle Briani programmidega ja sealt on see asi kõik liikuma läinud ja viimased kihid, ma näen, et see läbimurre, et see viimane läbimurre on nagu nii lähedal, et ma olen seal täitsa juba vastas ja niimoodi veel see vana programm tõmbab veel tagasi, et ei, ma tahan veel elada. Et iga programm, mis sinu sees on kui elusolend, kes soovib säilitada oma elu. Ja sellepärast ta peidab ennast nii ära, et sa ei märkaks seda. Leiab igasugused vabandusi, et mitte ennast näidata sulle. Et see on täna suurim väljakutse. Mis mind täna motiveerib? Mis mind täna särama paneb? Ma ütlen kohe ausalt ära, et kõik päevad ei ole sellised säravad. Ma ärkan vahest hommikuti ka niimoodi, et miks ma üldse olen siin. Ma olen väsinud sellest kõigest. Ma ei jaksa rohkem. Et neid päevi on ka, et ei ole ainult selline, et kõik on lilleline. Aga mis mind särama paneb on see, et kas või sama täna kursel tuli tagasiside, ma näen inimeste muutust, kus inimene, kes on olnud nagu aastakümneid mingis programmis sees, mis ei ole lasknud tal olla vaba tema ise, täiesti vabalt ja eheda. Mul on üks pikaajaline klient ka näha seda muutust, mis on aastaga toimunud inimese sees. See on see, mis nagu täiega särama paneb. Kas või täna on tagasiside, kui ma nägin inimese energia muutus 1 nädalaga, lihtsalt paar kohtumist seal kursel ja täiesti teises kohas. Ja see sära, mis sealt vastu tuleb, ennem selline nagu rõhutud energia, selline kuskil kastis olemine, piiramine, sa näed ära, kui inimene piirab ennast. Ja nüüd sa näed, kuidas see laps, kes on olnud seal aastakümneid kehas sees, tuleb välja ja saab särada. See on see, mis mind särama paneb. Ehk siis enda asjade jagamine on see, mis mind särama paneb, kui ma saan siis kedagi toetada just läbi oma kogemuste, oma jagamiste. Mulle täiega meeldib videoid teha, mul täiega kas või siin samas, ma ei teeks seda podcasti, kui ma ei saaks seda teha. Ja mind täiega paneb särama ka teiste inimeste lood. Sellepärast ma ka seda podcasti teen. Et kuulata teiste inimeste lugusid, kuidas nemad on avastanud ennast, mis on nende takistused väljakutsed olnud. See kõik on see, teiste inimeste lugude kuulamine ja kui ma saan olla toeks nende loo veel ägedamaks ja võimsamaks muutmisel, et nad tuleksid välja just nende oma eheduses. Ja siis see nimi on ju, et meelte avardaja või piirangute, sisemiste siis nähtamatute piirangute eemaldaja ongi see, et kuna meie reaalsus, kogu kogemus on meie uskumuste tulemus, siis see on see, mida ma aitan täna teha, ongi ma aitan tuvastada need sügaval olevad programmid ja uskumused, mis hoiavad inimesi elamast nagu väga ägedat elu, saavutamaks mida iganes. Ja siin on hästi huvitav see, et miks inimesed ei suuda aidata iseennast, suudavad alati näha teistest programme. Ongi see sama põhjus, et sinu sees olevad programmid ei taha, et neid avastataks. Sellepärast nad leiavad alati sulle vabandusi ja toovad igast muud asja. Näe, tegele sellega. See on see programm, mis sind tegelikult kinni ajab. Ja siis avastad selle, see on nüüd programm, on ja ma lahustan selle ära, siis on kõik muutunud. Ja siis avastad, aga see ei olnudki see tegelikult, midagi ei muutunud.
siis on järgmine programm, näe nüüd see programm, nüüd ma avastasin selle. See tegelikult on kõik selle kõige fundamentaalsema programmi viis hoida ennast peidus, viskab sulle ette, näe, tegele sellega vahepeal, siis tegele sellega vahepeal. Sellepärast ongi iseenda muutmine nii raske olnud. Aga teistel nagu, sa näed kohe, kui inimene hakkab rääkima, ta paneb lihtsalt mingi teksti kuskil, sa näed kohe läbi, mis programmid seal jooksevad. See on nii selge nagu, näe, seal on see programm ja siis lähed ja teed. Hakkad muutma. Ma joon vahepeal. Sest et kõige suurem takistus meie elus üldse, mida mina näen, mitte et sellest midagi vale on, sest me kõik tulemegi kogema siia, elu täpselt nii, nagu me soovime. Igaüks valib ise, kuidas ta elu kogeb. Aga kõige suurem takistus ongi absoluutselt kõik hinnangud. Kõik oletused, mis on õige, mis on vale. See on kõige suurem asi. Ja järjest rohkem jõuabki kohale, mitte meie suurim takistus või probleem ei ole see, mida me ei tea, vaid kõige suurem probleem on see, mida me usume, et teame olevat tõde. Ja enamus, mida sa usud olevat tõde, on täielik pullikaka. Sest et ainuke, mida sa tõestada saad, päriselt tõestada on see, et ma eksisteerin ja ma kogen midagi. Kas või see, et ma näen mingit värvi, et see on siin sinine, kas ma saan seda tõestada praeguse hetkel, äkki mu silmad petavad mind. Sest et see on kõik ainult signaal, mis jõuab lainetena minu aju ja minu aju tõlgendab selle pildi sellise värviga. Miks inimesed lähevad värvide koha pealt vaidlema? Näe, see on sinine, see on natuke lillakas, see on roheline, see on must, see on sinine. See on kõik sellest, et meie aju töötleb seda infot meie ümber, mis ongi lihtsalt info. See ei ole nagu füüsiline reaalsus. See on info. Vastavalt sellele, mida ma usun olevat tõde. Eks kõige suurem takistus on üldse see, mida sa usud olevat tõde, sest et läbi selle me loomegi kõik kannatused. Nii ei tohi, nii ei ole õige, nii ei pea, või siis ma pean olema selline, et ma sobituksin sinna, et ma saaksin sellega hakkama, et ma saaksin selle töö, ma pean olema selline. See on nagu see kõik ongi see, mis loob selle jama, kus sa elad. Ja see on see, millega ma ise enda elus tegelen, et kõik need teadmised, mis siis, kui ma ei teaks mitte midagi, kuidas ma tänast elu elaksin. Tänast päeva nagu. Kui mul oleks ühtegi armast, eeldust, ootust, kuidas mingi asi toimib. Midagi mingite kohta pealt on see vajalik, on ju, aga enamasti on need lihtsalt kongi, mis ei ole tõde, sest enamus asjad on meil peas lihtsalt välja mõeldud, et see käib nii, aga tegelikult ei käi nii. Mis siis ta käi nii? Ja see on see, mida ma aitan siis inimestel tuvastada, et inimesed päriselt suudaksid lasta kõigest elada piiranguteta elu. Piiranguteta elu tähendabki see, kus ei ole nagu ühtegi sellist piiravat uskumust, mis ei lase sul teha midagi, valida midagi, olla midagi. Kõik negatiivsed, see sama skaala, mis ma alguses näitasin, ongi nende samade valede tulemuses. Et siis kõik negatiivsed emotsioonid, mida sa koged, on tegelikult sinu mõtete tulemus, mis oma olemuselt on väärad. Sest sa usud olevat midagi tõde, mis seondub nende mõtetega. Kui saad aru, et see ei olegi tõde, siis kaovad ka need emotsioonid sealt tagant ära. Ja siis elad selles ülemises pooles. Aga ma hakkan meie vestlust täna siis kokku võtma siin. Kellele minu teenus siis suunatud on, et kellega ma töötan? Ma loodan, et sa said aru, mis on see, mida ma aitan. Ja kõige rohkem mind kõnetab nagu tegemiste poolest just see, et mis mul täna fookus on, kuidas ma siis inimeste eludesse panustan, on see, et julgus olla sina ise ja valida sind ennast. Nagu päriselt valida ja vabastada sind kõikidest ego piirangutest ja ahelatest. Absoluutselt kõik negatiivsed tunded on sinu mõtete vili, mis ei ole tõde. Ja see on see, kuhu mina panustan. Sest mina usun, et on olemas elu, kus on täiesti kannatused puudud. Kõik kannatused on siin loodud, absoluutselt kõik. 100%. Siin ei ole ühtegi nagu erandit. Kõik on loodud siin ja kõik taandub kinni hoidmisele. Me hoiame kinni oma peas olevas illusioonist. Ja kellele minu teenus suunatud on? Inimene, kes tunneb, esiteks on see, et tal peab olema teotahe, kindlasti teotahe ja vastutus oma elu eest, et ma ei tule siia, et sina päästad mind, vaid ma tahan ise muutuda ja ma olen valmis tegutsema, päriselt ebamugavusse minema, mugavustusest välja minema, sest et sinuga ei saa tegelikult mitte midagi juhtuda. See on lihtsalt jälle üks illusioon.
sest see on üks keha ainult, mis meil siin kaasas on. Mis võimaldab kogeda seda reaalsust. Aga inimesed jah, kes on valmis tegutsema, kes on motiveeritud, jah, julgevad siis liikuma hakata ja soovivad päriselt muutust, nagu päriselt muutust. Mitte lihtsalt natukene, vaid ikka päris suurt muutust elus. Ja see punkt on siis see, kus sa sellel eluteel oled, ongi see, et sa oled võib-olla proovinud juba mingeid asju, sa oled juba iseendaga tegelenud, oled enesearenguga tegelenud, aga sa ei ole näinud tulemusi. Sa oled proovinud näiteks mingisuguseid ongi manifesteerimisi, mis iganes on, aga su eesmärgid ei ole tulnud sulle lähemale ja sa tunned, et sa oled kammitsetud, sa oled ahelates, sa oled piiratud. Et ka see, kuidas mõista siis, mis hetkel mina sulle saan just kõige rohkem abiks olla, on see, et kui sa tunned igapäevaselt sellist stressitaset, ma panen korra selle alumise selle siia uuesti, siis ma saan nagu hästi. Et kõik, mis on nende alumise poolega seotud, kõik emotsioonid, kui sa oled nendes sees ja soovid nendest siis vabaneda, sest tegelikult ei ole mitte vabanemine, vaid need tuleb võtta omaks, sest nende ühegi emotsiooniga ei ole midagi valesti tegelikult. Sest meil on emotsioonid, mitte sellepärast, et neid vältida, vaid emotsioonid on tundmiseks. Miks meil muidu on emotsioonid? Miks meil on tundeid? Miks meil on tundeid? Sellepärast me tunneksime neid. Ehk siis ma aitan sul juhendan sul võtma vastu kõiki neid tundeid. Ja saad aru, et enamus nendest tunnetest on lihtsalt illusioon. See on enda siin selle vili. Et ma aitan sul jõuda alumisest poolest ülemisse poole. See on võib-olla kõige lihtsam viis, kuidas selgitada seda, mida mina teen. Ja läbi selle, et sa näeksid läbi illusioonidest, mis loovad sul selle alumise kihi. See on kõik uskumustulemus. Need kõik häbi, süütunne, apaatia. Kõik on uskumused. Mitte midagi muud. Sest ma näen kuidagi moodi maailma või oma tegevusi. Ja minu visioon, minu panusega, ma nimetan oma seda tegemist, mis ma teen. Alumine pool on röövik ja ülemine pool on liblikas. Röövik on see, kes elab võistlemises, võrdlemises, konkurentsis, kõik need negatiivsed emotsioonid. Sest röövik hävitab enda ümber olevat loodust, nii-öelda ta sööb lehti valimata, on ju. Ja liblikas on see, kes siis lendab ringi, elab loodusega harmoonias. Et minu visioon ja missioon ongi see, et kõigepealt ise jõuda täielikult sellesse liblikasse ja näidata siis teistele ja suunata teisi ka, kes tahavad valida seda. Kellel on sellest alumisest poolest kopp ees, et nemad jõuaksid ka sellele ülemisele poolele. Ehk siis röövikust liblikaks, sest et kui ma aitan võimalikul paljudel inimestel seda teha, siis lõpuks muutub ühiskond. Täpselt nii nagu liblikas areneb röövikust liblikaks. Rööviku sees hakkavad moodustuma liblikarakud ja lõpuks liblika siis see röövik ei suuda enam sellel samas viisis enam elada, ta läheb kookonisse ära ja tuleb liblikana välja. Ja ühiskond samamoodi, kui meil on piisavalt palju inimesi, kes elavad juba liblikatena, siis ühiskonnal jää muud üle, kui kookonisse minna, mis praegu tegelikult toimub, maailmas kõik laguneb, et saaks liblikas välja lennata. Ja kust mind leiab minu tegemisi, kui tahab minu tegemistega kursus olla, et Facebookis natukene, ma praegu olen hästi tugevalt pausil olnud, sest ma tegelen ühe ägeda eestlaste projektiga, me oleme ehitamas täiesti uut sotsiaalmeedia keskkonda vabadele inimestele, inimesed, kes elavadki selles ülemises pooles, kes ei konkureeri, kes ei võistle, vaid hoiame ühte, toetame. Ja 2 läbivat asja on siis privaatsus, et sinu info on sinu oma, keegi kontrolli siin niimoodi, et võtavad sul ära, panevad sulle ette, et näed, seda sa ei tohi jagada, ehk siis sõnavabadus ja privaatsus, et sinu info kuulub sulle, seda ei näe need, kellel see ei ole mõeldud, ka ettevõtte omanikud näiteks mitte, sest ei tehitata, kogu asi on ploki ahelal, ja sõnavabadus. Need on 2 fundamentaalset võtit. Et kui sul on kopp ees sellest tänasest sotsiaalmeedia keskkonnast, mis propageerib inimeste tegelikult lolliks tegemist, sest järjest rohkem on see, et videod oleks hästi lühikesed, hästi interaktiivsed, et inimestel oleks selline ATH oleks kõigil, on ju. Ei ole sellist enam suhtlemist üks ühele hingest hinge, vaid kõik on pinna pealne. Ja see on see, mida me teeme selle keskkonnaga. Et kui sind huvitab nagu natuke teistsugune alternatiivne sotsiaalmeedia, kus sind ei piirata, kus sind väärtustatakse,
sa ei ole lihtsalt toode, kellel igal hetkel võib öelda, ka minevad platvormid, kustutatakse ära kõik, on ju, mis sa oled elu jooksul loonud, vaid sind päriselt hinnatakse ja sinu panust väärtustatakse. Et seal ma siis hakkan tegelema, et praegu läheb veel natukene aega, siis ma ehitan mingit sellist automaatset süsteemi kõik ülesse, et praegu suht vähe on võimalik mind jälgida, aga kui sa minuga tööd tahad teha just samal teemal, siis saad mulle kirjutada, et mul on aeg-ajalt jooksmas mingid kursused ja üks-ühele töö teen ka. Et on võimalik siis töötada üks-ühele minuga. Ja üks soovitus vaatajatele, kes soovib luua paremat elu. Ei see esita mingi küsimuse praegu, ma mõtlen, mis see küsimus võiks olla, et kuidas luua imelist ja võimast elu. On see, et hakka märkama, annan sellised paar sellist ägedat küsimust. Esiteks on see, mis tekitab kõik meie kannatused. Küsi, millest ma hoian kinni enda peas, et miks ma nagu, toome näite, et kui sa kaotad mõne inimese ja siis see kannatus tuleb sellest, et sa hoiad kinni peas olevast loost, et näed, mul oli ju plaan sellega nii teha, plaan nii, et kannatus tuleb sellest, kui reaalsus ei peegelda tagasi seda, mis on minu peas. Lihtsalt küsi endalt küsimused, millest ma hoian kinni ja mida ma ei taha vastu võtta, mis on see tegelikkus, mis ma vastu ei võta. Ja teine, mis on oluline nagu mõte, kuidas siis luua imelist erakordset elu, hakka kahtlema kõikides oma mõtetes. Ja kõik mõtted, mis tekitavad sulle selle alumise poole, mis siin siis on, siin on ju kõik alumise poole tunded, kõik need mõtted on oma olemuselt valed. Lihtsalt küsi, kas see on päriselt tõde, mida ma praegu usun, mis tekitab mulle selle tunde. Ja kui sa sellega juba hakkad pihta, see avab sulle päris ägedad kihid. Sest see, mida sa endale ajad tegelikult, see on ulme. Vot. Aga olekski minu poolt täna kõik. Aitäh teile kõigile, kes te kuulasite, vaatasite ja loodetavasti näeme teiega taas, kellega siis juba päris niimoodi minuga vesteldes üks-ühele tööd tehes ja kellega siis järgmises saates. Üliäge. Ja üliäge oli tulla siin oma lugu rääkida, mis minuga toimunud on ja millega ma siis praegu tegelen. Ja imelist ja erakordset elu meile kõigile. Tšau!